ei ole me veel selles eas. Väga hea. Eks ole, siin kõlab palju paremini. Kes on tõesti väga ilus laul. Ja meil on kõik väga ilusad laulud. Suhteliselt väga ilus laul. Aga kuna me kokku leppisime, et mina olen teie juhendaja, siis te peate minu maitset nüüd usaldama. Ühesõnaga, meil tuleb nüüd natukene uus repertuaar. Eks ole? No kuulge, aga kas te õpetate meile siis uue laulu? Oi, õpetage meile uus laul. Ma õpetan teile palju uusi laule. Ei, see on muidugi kõik väga kena, mis te räägite, aga... Ei ole siin mingisugust taga. Teeme reedel ära ja valmis. Ma juba panin teile kinni meie kõige suurema saali. Ja, aga... Ärge Jüri pärast muretsege. Kuigi see on teie üritus, see on siiski ka meie üritus, nii et linnavalitsus leiab selle raha. No jah, aga... Te mõtlete, et me ei jõua reklaami teha? Vabalt jõuame. Täna on teisipäev. Ütleme, kohalik raadio kuulutab juba täna õhtul. Linnalehes ilmub homme esimene teade, Müürilehed me jõuame trükkida ka homseks. Aga kas on üldse vaja? Meil levib uudis suust suhu kiiremini kui kusagil suures linnas. Nii et publiku pärast ärge muretsege, publik meil tuleb. Ja, aga mida me sellele publikule näitame? Konkurssi loomulikult. Ja, ma tahtsin teile öelda, et ma rääkisin meie meestega. Nii? Ja üldiselt keegi ei ole teie kandidatuuri vastu, aga nad tahavad ja mulle meeldiks ka, kui meie mäng oleks ikkagi aus. Loomulikult, ega ma ei mõtlegi, et te kuulutate kusagil tagakambris võitja välja. Me teeme ikka korraliku sõu rahvale. Seda on teile ka tarvis. Ja, see ongi meie auhinna mõte. Täpselt. On auhinna kandidaadid, on täpsete reeglite põhjal konkursid, millest võtavad osa, no seda ütlete jälle teie, keda te oma konkursil üldse lubate. Ja mina teen sellel konkursil kaasa, nii nagu kõik kandidaadid. Ainult et teie siis, kui žürii esimees, aitate pärast seda otsust natuke siluda, kui peaks olema tarvis. Nii ma sain aru, me leppisime kokku. Ma pean teile ausalt ütlema, et midagi garanteerida ma ei saa. Ja mina ütlen teile sama ausalt. Kogu teie auhinna väljaostmine, eriti olukorras, kus te väidate, et te midagi garanteerida ei saa, see oleks minu poolt ilmselt põhjendamatu risk. Nii et oleneb, kui tõenäoseks te peate minu võitu 10%, 15%. Võib-olla isegi 20%. Väga hea. Siis ma pean võimalikuks maksta ka teie auhinnast kinni 20%. 200 000 krooni. Teie ja teie klubi terviseks. Nüüd täitkem pokaalid ja joogem sest vein. Me ellu ja ellu vaid rõõmu toob, sest elu on üürike. Väga hea, tublid tüdrukud, väga tublid tüdrukud. Aga miks te olete nii tublid tüdrukud? Sellepärast, et meie teiega üheskoos oleme jõudnud täiesti uuele tasandile. Aga uuel tasandil õpetamine on palju raskem ja kallim. Ühesõnaga 750 krooni. Aga see on ju palju kallim kui massaaž. Massaaž ei ole kunst. Laul on kunst. Ja kunst on kallis. Jah, hästi. Aga selle eest ma homme õpetan teile uue laulu täiesti tasuta. Ja eile te ütlesite, et teil on mingisugune konkurss välja kuulutatud, et kuidas lahti saada unisusest teie linnas. Meil oli jah. Aga võib-olla te näitaksite mul neid konkursi tingimusi. Meie meestega võib-olla siin midagi mõtleme välja. Teate, mis ma teile ütlen? Teeme reedel rahvale korraliku show ja siin ei ole enam ühtki unist inimest. Ja sellel konkursil, seal on mingi auhinnafond ja...
Kuulge, te räägite praegu niisuguse näoga, nagu teil ei olekski endal 100 miljonit. Ma tegin praegu nalja. Ei, ma sain aru. Ma ise ka vana huumorimees. Võib-olla veel mingid projektidel või munitsipaalprogrammi ja me siin meestega paar päeva aega mõtlesime, mida me siin vedeleme. Võtaks midagi ette, eks ju? Tegelikult üks töö meil oleks. Jah. Aga ma muidugi ei tea, kuidas see teile sobib. Kuhu nüüd? Ma mõtlesin, et ma lähen vaatan natuke. Ma tulin praegu linnavalitsusest, me saime tööd. Öelnud neile, et meil on puhkus. See on meile nagu loodud, lihtne töö, kerge töö, aga väga tasuv töö. Sellepärast, et see on tohutu suur töö, aga me teeme selle kamba peale ära nagu naksti. Kamba peale meil on klubi. No ma räägin, klubi peale teeme ära. Nagu naksti. Meil ei ole mõtet venitada, meil on raha kohe tarvis. Puhastame ranna ära ja siis ei ole enam mingit probleemi. Mis me hakkame randa puhastama? Jah. Kuule, ma olen enne maalin natuke. Maalid? Mäletad, kui me siia tulime, siis me laeva peal rääkisime, millest me igaüks puhkuse ajal unistame ja ma ütlesin, et mul on üks noorepõlve harrastus. Esimest korda kuulen. Ma siis lähen. Aga ma olin nii, et sa müüd. Lase pintsil käia. Taevas on liiga tume. Taevas ei ole nii tume. Ja meri on liiga roosa. Vaata, meri ei ole üldse roosa. Mulle kunstnikud meeldivad. Sellepärast ma sind õpetan. Nemad ei tee midagi paha. Ega nad midagi head ka ei tee. Kes mulle ei meeldi, tahad ütlen? Teadlased. Nendest on inimestele ainult kahju. Ja riigiametnikud, kui nendest lahti saaks. Kuule, kas sa kivisi ei joonistagi ülesse? Tahad, ma räägin sulle nendest kividest. Nendel kividel on igal ühel oma lugu. Ma olen nad ise oma kätega kokku kandnud. Mul on selline komme, et kui ma mõne heateo teen, ükskõik millise heateo. Näiteks kui kaotan mõne rahapaja ära või mõne relva hävitan ära, siis ma toon siia kivi. Vaata, kui kaugele välja ulatub. Sa küsid, et kunas ma esimese kivi tõin? See oli suure nälja ajal. See oli juba enne Põhjasõda. No näiteks meie meister, kas tema moodustab populatsiooni? Ma ei tea. Ei moodusta, meie meister on lihtsalt üks isend. Kuule, siin oli üks mees veel. Mis mees? No ma ei tea, võib-olla ei olnud ka. Värske õhk teeb uimaseks. Ei, väga hea on. Mis sealt sul tuleb? No mõtlesin, et proovin natuke. Oskad ka või? No ma kunagi ammu ma olen osanud ja ma olen eluaeg mõeld, et peaks veel proovima. Aga pole saanud ja muud tegemised töö ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd puhkuse ajal võtan selle asja ette. Aga kuidagi ei saanud ikka. No ei olnud seda tunnet. Aga tead, täna hommikul see doonoritöö. See lõi mul nagu hinge kuidagi seest puhtaks, kuidagi eriti tundlikuks. Või ma ei oska öelda. Sa oled meil nagu
Monsi kunagi, mäletad, eks ole? Tema ennast aevastas selgeks. Ma ei tea seda, aga mina olen täna nagu teine inimene kohe. Ma arvan, ma annan neile õhtul veel. Hea küll, ma arvan, et meile homme siis samal ajal, eks ole? On andekas plika või? Ma saan topelttasu, kui tema ülikooli sisse saab, aga ei saa tema ja ei saa mina. Kuule, aga sina oled meil andekas. Miks see taevas sul nii hele on? Taevas on hulga tumedam ju. Hea küll, ega ma ei sega. Ma tõstsin hinda. Ütle, palju ma saan ühe lauluproovi ees küsida. Kas sa saad üldse aru, need ei ole mõned rikkad mutid? Täna nad maksid, homme ma ei tea. Palju sa täna said? Nii vähe. Vähe? Häbematult vähe. Arvestades sinu andeid, kusjuures maja on potentsiaalset klientuuri täis. Sina tegeled 3. Vaata, ümberringi ainult eided. Jah, ja mis nägudega ringi käivad. Lahkamisel öeldaks pooltele, et suri igavuse kätte. Sina ka või? Mis sa ise täna tegid? Puhkasin. Puhkasid? Eesti vajab hädasti puhanud mehi. Sa leidsid loteriipileti? Jah. Oli? Ma ei ole veel vaadanud. No vaata, inimene. Küll ma vaatan. Ma pean määrama kontrollajad, et oleksid kindlad ajad, millal kõik mehed oleksid koos. Teisiti ei ole võimalik töötada. No vot, näed, tema nüüd tuleb. Palju said? Noh, te ju teate, mis on õpetajate palgad, ega mina rohkem saanud. Sa võiksid lisatunde anda. Kust ma neid võtan? Otsi, linn on harimata noori täis. Või otsi enda erialast tööd. Linn on maja omanike täis. Kõik unistavad lausa ilusast aiast. Mine paku neile, ütle ka, sa teaduste doktor. Mina? Või eriala spetsialist. Ütled väikse tasu eest, klopid neile aia üles. Millal? Aed, see nõuab aastaid. Ja mine paku siis neile murualast konsultatsiooni. Mida? Et lähen nagu kerjus ja ütlen, et ostke vaese teadlase teenust. Jah. Ja raha küsid ette. Loomulikult. Ei, iialgi. Muidugi parem puhkame. No, kus meistritöö? Ei ole mul midagi. Müüsid maha. Ei saanud valmis. No kuule. Aga sa ära tee alguses suuri, tee alguses väikeseid pilte. Teate, kui palju ilusaid kohti on siin ümberringi? Te ei tea, teate mingit muud asja. Täna sa ei saanud midagi. Pangast pidin saama, see jäi ka kinni. Ma ütlesin teile, tooge kõik minu kätte. Maahärra, Marssar, palju nemad täna said, nendest me ei tea midagi. Nemad elavad eritsoonis. Nemad on meist paremad. Selle praktika ma ka likvideerin. Robert avas oma valutavad silmad. Ta sirutas end ning noormehe mõhklik käeselg puudutas kellegi sirgeid, sünkjas hahkjas kuuvalguses, sinkjas mustalt läikivaid juukseid. Ling meenus Robertile õhtul leitud sõbratar. Noormees vaatas kella. Tema laeva väljumiseni Macaost oli jäänud täpselt tund. Jõuab, mõtles Robert ning libistas oma pahkliku pihu üle hiinlanna ihu. Ja nii edasi. Jah, eks ole, on ju parem. Jah. Ja nüüd te avaldaksite selle. Oi, kui tore. Ja millal? Oi, kui tore. Kes see pidi mind aitama? Ei, ma kirjutasin, nii nagu te soovitasite. Ja nüüd ma tean, et ma võin igate moodi kirjutada. Tänu teile ma avastasin enda. Ma siis homme toon terve käsikirja. Ja lepingu teeme ka. No, head õhtut. Võit!
millal maksab? Võit! Raha, millal raha? Ai, jumal. Raha te ei küsinud. Ma pidin siis seda ka küsima. Mis tähtsust on rahal? Ma võin ju raha ka homme küsida. Kuulge, mehed, vaatame korra tõele näkku. Meil on ainult 20 000 krooni ja paar päeva aega. 3 päeva aega. Öelge mulle ausalt, kui me avalikult ütleme, tunnistame lihtsalt üles, et meil ei ole. Väga õige. Ei ole ja ei tule. Praegu hea oleks küll vist viimane aeg. No, aga otsustame ära. Mina olen valmis kirjutama pressiteate, et M-klubi vabandab. Ma usun, et rahvas selle pärast nüüd tigedaks küll ei saa. Ma ei usu. No, kurjaks küll mitte. No, otsustame, teeme ära. Kuulge, mehed, mina võin ka tulla teie ette, võtta traagilise poosi ja pista ulguma. Vabandage, ma ei leidnud õiget sõna. Undama. No ja pista undama, et meil ei ole raha, et meil ei ole lootust, et meil ei ole midagi. Ma ei tee seda, sest esiteks mina vastutan ja teiseks mina tean, milline on olukord tegelikult. Näiteks Maara teenib meil palju rohkem, kui te oskate arvata. Ja isegi kui ta pistab natukene tasku, ma saan aru, ta peab olema väike riskitasu. Mis riski? No, ta ei tohi sellel alal töötada. Monsi teenib väga kenasti, eriti kui arvestada seda, millise klientuuriga ta peab töötama. Meistri maalimise projekt on väga ilus projekt. Ma ütlen teile, mehed, kui meister teeb 24 tunni jooksul endale kunstnikuna nime, siis järgmise 24 tunni jooksul see nimi müüb väga ilusti. Marssal kirjutab romaani, minu teada on suund võetud bestsellerile ja minu arvates on see meie olukorras ainuõige suund. Majestet ise pedagoogina teenib üpriski kenasti ja ma tean, et teda ootavad ees igasugused boonused veel. Ja mehed, no see on alles tänane päev, aga homme, kui me teeme ranna korda, ma arvan, et meil ei tule teisi töid enam tehagi. Mul on natuke doonori tööd veel teha. No näete, paanikaks pole mingit põhjust. Nii et nüüd magama, homme tuleb tõesti raske päev ja tööd. Süüdi olen. No ütle. Loen. Mida sa loed? Külmade protseduuride toimel tekkinud organismi reaktsioonil on 3 faasi. Esimeses faasis ahenevad külma mõjul reflektoorsed veresooned. Kui aga külm mõjub pikemat aega, suureneb soojuskadu. Soojust hakatakse produtseerima ainevahetuse kiirenemise teel. Tekivad külmavärinad ja niinimetatud kananahk. Karvapüstitaja lihaste kokkutõmbumise tagajärjel. Kuule, lõpeta nüüd. Ise tahtsid? Kuule, ma sain sulle selle raha. Ma ei tahtnud sulle ainult enne rääkida. Ja ma ütlen sulle, miks. Sellepärast, et see asi ei olnud veel kindel, aga nüüd ma tõstan selle raha sulle heakorra summadest tervisefondi Jakorras. Jaa. Ma leidsin ühe brigaadi, kes teeb mul ranna korda, aga raha sellest ei taha. Kes see tänapäeval nii loll on? On, et tegelikult töötasu ma neile vormistan, aga nad kannavad selle kohe tervisefondi. Kusjuures vabatahtlikult. Tegelikult ilma asjata. Leidsin ise ka juba raha. Kus sa leidsid? On üks grupp doonoreid. Ja ma maksan neile täpselt 60 korda alla Euroopa miinimumi. Kes selle raha eest tänapäeval? On ühed. Või nad töötavad mul veel kaua, seda on näost näha. Nii et ma ei vaja su raha. Aga kui see juba olemas on, ole.
ostan selle eest siis Šoti dušiaparaadi. Ja oma raha eest ostan tsirkulaardušiaparaadi. Tee nagu tahad. Nii väsitab ära päev.